Tere, kallid kodukokad! Minu nimi on Aleksander, ma olen Toiduakadeemia peakokk ja tere tulemast Toiduakadeemia virtuaalkoolitusele, kus me teeme täna prantsuse kööki. Selleks hetkeks, kui me hakkame teiega koos kokkama, peaks olema ka kodus Toiduakadeemia toidupakk. Ja vaatame, mis põnevad siin sees on. Kokku meie prantsuse menüüga läheb 1,5 tundi aega. Kui lõppude lõpuks olete selle pakist välja saanud, oleks aeg see avada ja vaadata, mis meid ees ootab. Esimese asjana on meil kohe retseptid siin. Ja retseptid, mis me täna kokkame, on lamba filee ürdidekooris, punase veini seenekaste, aedvilja julienni kastmes ja siis sidrun, heina, crème brûlée valge šokolaadiga. Siin on meil julienni aedviljad, lamba ürdid. Ürdipakis on meil siis piparmint, roosmariin ja tüümian. Seened, sibul, küüslauk, rapsiõli, punase veini kaste, julienni kaste, munamass, või, sest 3 põhireeglit prantsuse köögis on või, lammas, vahukoor ja kohvikoor, koore karamellikommid, 1 apelsin, valge šokolaad ja 1 tühi kott. Töövahendid, mis meil on vajalikud, on 1 suurem pott kaanega, 1 väiksem pott, 1 sõel, 1 pann, mõned kausid, mõned kohvitassid või crème brûlée topsid, 1 plastikkann ja tägnarull või siis lihavasar. Kindlasti on ka vaja visplit, kellel on. Ei saa veinipudelit. Veinipudelit ärge palun kasutage just sellepärast, et me hakkame mitte rullima, vaid lõhkuma. Veinipudel on siiski klaasist ja seda me võime ka ära lõhkuda. Alustame crème brûlée tegemisest, sest see võtab meil kõige kauem aega. See crème brûlée on meil eriline, sest me ei kasuta ahju selle küpsetamiseks, me kasutame seda sama kaanega potti. Crème brûlée jaoks võtame selle väikse poti ja lisame siia terve paki kohvikoort ja terve paki vahukoort. Sidrunein. Selle võime kas siis kääride või noaga lihtsalt natukene väiksemaks lõigata. Ja lisame koore segule. Apelsin. Eemaldame apelsini koore, võib kasutada koorimisnuga, kuid saab väga edukalt ka noaga. Meil on umbes 3 viilu vaja. Mis ülejäänud apelsiniga teha? On vaja ära süüa. Kui kõik elemendid on siin sees, ajame meie kooremassi keema. Mis tähendab crème brûlée? Crème brûlée tähendab põletatud koor. Ja võib hakata põletama koort, kui teil on kodus põleti, kuid on ka võimalusi teha seda natuke teisiti. Selle jaoks läheb meil vaja tühja kotti ja koore karamellikomme. Kui karamellikommid on ära kooritud, lisame nad siia kotti, oma koti kinni tagasi. Võtame meie tägnarulli ja õrnalt hakkame tampima. Lõhume nad ilusasti natukene ära ja tekib meil selline lõhutud kommid. Siis on tarvis panni ja natukene küpsetuspaberi. Küpsetuspaberi me lõikame ilusa ümara tüki. Selle jaoks ma voldin ta kokku. Voldin 3-nurgaks. Veel kord.
ja veel kord. Ja siis panni pealt võtan panni keskosa kuni panni ääreni. Mõõdan ära ja lõikan ära. Ma tahan, et panni põhi oleks küpsetuspaberiga ilusasti täidetud. Ja siia peale lisan purustatud kommid. Ajan nad natukene laiali. Kui karamellikommid on ilusasti ära laotatud, asetame pliidile ja kuumuseks võtame sellise madala kuumuse. Et meil on siin kuni 14, ma panen kuumusel 5. 4-5 on suurepärane ja ta sulab meil seal umbes 5-7 minutit. Peame silma peal hoidma, et ta meil kärssama ei lähe. Nüüd leidke enda kodust kõige suurem kauss, mis teil on ja me lisame sinna munamassi. Korre peab silma peal hoidma, et kui ta niimoodi keema hakkab, siis keerame temperatuuri välja ja võtame enda ju lauale. Võtsime välja valge šokolaadi. Võtame šokolaaditükid ja segame nii kaua, kuni šokolaad on sulanud. Kui šokolaadi on ilusasti ära sulanud, laseme selle ilusasti läbi massi meie plastikkannu. Nojah, teeme puhtamalt kui mina praegu. Peale seda oleks vaja see kuum vedelik muna lisada ilma, et muna meil ära keeks. Selle jaoks soovitan võtta üks käterätt. Keerata niimoodi rulli, teha väike pesa. See pesa on tähtis just selle jaoks, et kui ma selle kausi siia peale panen, vispeldama hakkan, siis kaus püsib paigal. Ja hakkame hästi vaikselt lisama kuuma kooresegu. Peab lisama hästi vaikselt just sellepärast, et muna temperatuur vaikselt tõuseks. Kui me kõik korraga siia kallame, muna keeb lihtsalt ära. Peale seda, kui meil muna koos koorega on ilusasti kokku segatud, kallame ta tagasi siia kannu. Kannul on lihtsalt pinda vähe, et me saame ilusasti vahu eemaldada. Vahtu ei soovita jätta, sest vaht on õrn ja ta küpseb kiiremini ära kui mass ja ta jääb väga munapudru maitseline. Meil segu on valmis, peame valmistama ette meie nõud, kus me teda küpsetama hakkame. Selle jaoks kasutame täna kohvitasse ja need on 200 milliliitrised. Me teeme niimoodi, et me katame põhja ära fooliumiga, et vesi, kui ta keeb 100 kraadisel, ei puuduta kohe meie küpsetusnõud ja katame ära toidukilega pealt, et vesi või veeaur sisse ei tilguks. Fooliumi ma keeran kahekordselt, asetan topsi peale ja mudin ta siia ilusasti ümber. Nüüd on meil see munasegu natukene aega seisnud ja peale on tekkinud natuke rohkem vahtu, et need eemaldame, selle eemaldame ka ära. Iga natukese aja tagant piilume enda komme, kõik on hästi. Võtame suure poti, jagame enda munamassi tasside vahel ära ja katame toidukilega. Kui kõik on ilusasti ära mässitud, asetame nad siia potti. Põhja lisame umbes sentimeeter 1,5 vett. Pliidi peale kuumuseks võiks olla keskmine kuumus
umbes 8 kuni 10, meil on 14, kui teil on 10, siis mina soovitan kuumust 6. Kui on 9, siis 5 ja umbes 20 kuni 30 minutit. Vesi ei tohi keema minna, vesi võiks auruda. Ja ongi meil komm sulanud. Selle võtame lihtsalt pliidi pealt ära ja jätame laua peale jahtuma. Ärge seda katsuga, ta on umbes 250-300 kraadi juures ja ta võib teid ära kõrvetada. Samal ajal, kui meil crème brûlée küpseb, me saame hakata lihaga tegelema. Liha jaoks on meil vaja ürdisegu ja ürdisegul tüümian on pehme varrega, et seda me kasutame kõik. Piparmündil ainult lehed. Nokime lehed ühekaupa ära, roosmariinil täpselt samamoodi. Peale seda, kui ürdid on ilusasti puhastatud, peseme nad ära. Kasutame siis kindlasti külma vett. Viime piparmündi lõhna. Külma veega on tähtis just selle jaoks, et ürdid ei hakkaks küpsema ja närtsima. Peale pesemist võiks asetada ürdid korraks, kas siis kätepaberile või köögirätile kuivama. Ürte võib ka natukene rätiga patsutada, ilusti ära kuivab. Rullime kokku väikseks rulliks. Hästi-hästi vaikselt hakkame lõikama. Peale seda, kui ürdid on ilusasti peeneks hakitud, lisame nad siia kaussi. Lisame ka 2 küüslaugu küünt. Küüslaugu küünt on kõige parem koorida siis ühekaupa niimoodi, et me lõikame ära selle kuivanud osa. Selle küljes on kogu küüslaugu koor kinni. Lööme korralikult peale ja siindame. Ja siis peenestame küüslaugu nii peeneks kui võimalik. Ärme kasuta küüslaugu pressi, sest et küüslaugu press muudab küüslaugu püreeks ja me siiski tahame selliseid väikseid tükke siia sisse. Lisame selle ürdisegule ja segame korralikult läbi. Lihaga tegelema. Võtame liha pakendist välja ja ma kasutan seda lõikelauda, et liha maitsestada. Lõikelaua peale panen ühtlase kihi soola ja ühtlase kihi pipart. Lisan ka rapsiõli. Võtame lihafilee. Lihafilee maitsestame niimoodi. Asetame filee ühtepidi, teistpidi ja kohe ürdikaussi. Siis, kui lammas on ilusasti ürtidega kaetud, jätame ta natukeseks ajaks, umbes 10 minutit, lihtsalt marineeruma. Nii kaua, kui me lamba järgi ootame, võime ära pesta meie aedviljad. Meil on porru, paprika, porgand, suvikõrvits. Need kõik peseme ära. Sibula koorime. Punase sibula koorime ka. Mis tähendab julienne? Julienne tähendab seda, et pikk peenike riba. Riba paksus võiks olla paar millimeetrit ja pikkus võiks olla 4–5 sentimeetrit. Et umbes siis sellised tükid ja nii peenelt kui võimalik. Ja ongi meil aedviljad valmis ja me oleme valmis liikuma edasi kastme valmistamisega. Vahepeal peame ka kontrollima crème brûléed. Crème brûlée on meil valmis siis, kui kreem võdiseb nagu tarretis. Peale seda, kui crème brûlée on potist eemaldatud, eemaldame toidukile ja fooliumi ja asetame külmkappi jahtuma. Ärme hakka pesema, nad tõmbavad liiga palju vedelikku sisse ja meie kaste on siiski veinikaste. Seentega teeme lihtsalt, võtame kätepabarjaga, puhastame veidi ära.
kui seenejalg on natuke tume, lõikame ta ära. Kuidas mitte nutta, kui sibulat hakid? Lase kellelgi teisel teha. Aga tegelikult aitab natukene siis külm temperatuur, külm vesi, külm kapp, mis tõmbab eeterlikud õlid, mis naturaalselt sibulas on ja meid nutma ajavad paksuks ja nad aurustuvad palju aeglasemalt ja vähem nutmist. Nüüd, kui kõik on praetud, nüüd, kui kõik on lõigatud ja marineeritud, on aeg hakata praadima. Alustame siis kastme tegemisest. Et kastme jaoks lisame natukene õli, seened, sibul, küüslauk, kõik koos potti, praeme umbes 2 minutit. Kui oleme seenisibulat nüüd paar minutit praadinud, lisame punase veini, keerame temperatuuri umbes 5 peale. Samal ajal, kui ta meil vaikselt podiseb, hakkame praadima lammast. Õnn on ilusasti kuum. Lisame peale külma õli. Seda lambatükki on hea teha ka ahjus. Selle jaoks, et seda ahjus teha, soovitan ajada pann hästi-hästi kuumaks. Ja kui pann on hästi kuum, siis umbes 30 sekundit mõlemalt poolt. Ahjuplaadile 110 kraadi juures ahju ja ahjus umbes 20 minutit. Ja te saate perfektselt medium lihatüki. Lamba pannile ja ta peaks hästi vaikselt särisema. Lammast võiks praadida ühelt poolt umbes 3 minutit ja siis me pööraksime ta ümber. Ja 3 minutit teiselt poolt. Peale teda, kui lammas on mõlemalt poolt küpsetatud 3 minutit, lisame sinna umbes 50 grammi võid. Või on sellepärast hea, et või keeb, üli ei kee, et lamba küljed hakkavad küpsema ja või aitab sellel ühtlaselt küpseda ja teeb liha mahedamaks. Lusikaga võib natukene ka lihtsalt peale kasta. Kuidas ma aru saan, kui kaugel lammas on? Üks võimalus on katsuda, kuid see filee kiud jookseb nii pidi, et tegelikult peaks katsuma nii pidi. Seda on väga raske teha. Kergem variant on see, et kuumus, vesi proovib alati kuumuse juurest eemale tulla ja tekivad sellised väiksed veeloigud lihale peale. Mis see mulle ütleb, on see, et see vedelik, mis lambas naturaalselt on läbi lamba liha ülespoole keenud ja jõudnud teisele poole pinnale. Kui sellist näen, siis mu lammas on medium küps ja ma võtan ta siit ära ja panen fooliumi peale puhkama. Puhkamine on liha puhul tähtis just see, et see sama vedelik, mis siia pinnale on jõudnud, võiks korra rahuneda ja hakata allapoole tagasi liikuma. See teeb liha palju mahlasemaks ja palju pehmemaks. Ja keerame ta puhkamise jaoks ilusasti fooliumi sisse. Nii kaua, kui lammas meil puhkab, teeme valmis julienni. Sama panni peale kätepaberiga võtame natuke rasvainet vähemaks, lisame natukene õli, ajame panni kuumaks ja praeme aedvilju umbes 4 minutit. Siis kui me julien siin tasakesi podiseb, on aeg lõpetada ka meie kaste. Kastmesse lisame 50 grammi võid, vajadusel pipar, sool ja segame korralikult läbi. Nüüd on aeg lisada julienni kaste. Hakkame serveerima. Lõikame liha lahti, ilusalt sellised 2 sentimeetrilised tükid. Vaatame, pilume sisse ja ongi meil medium. Serveeriks siis nii, see on ainult soovitus, et aedvilja tall liha peal, natukene kastet ja lambale
sobib suurepäraselt natukene värskelt jahvatatud pipard. Ja ongi meil valmis head isu. Kui crème brûlée on mõnusalt ära jahtunud, on aeg panna siia peale karamell. Siit tulebki meil mängu meie karamell, mis me panni peal sulatasime. Tubli töö ja bon appetit!